Head kuulajad ja vaatajad, tere tulemast Raplamaa sõnumite podcasti lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Raplamaa võtmes. Täna on teisipäev, 1. aprill 2025 ja mina olen Raplamaa sõnumite ajakirjanik Siim Jõgis. Ääretult hea meel on siin sõnumite toimetuses tervitada kahte meesterahvast, kõigepealt humorist Andrus Tamm, tervist! Tere! Sa oled siis Eesti huumorimuuseumi üks asutajaliige ja meil on siin ka teine asutajaliige, karikaturist Priit Koppel, tervist! Tere! No nii, kõige vahvam on see, et te saite tulla siia just nimelt 1. aprillil, mis on rahvusvaheline naljapäev ja ma tean, et see päev on teil graafik on tihedasti täis. Nüüd, kui eriline päev see teie jaoks on 1. aprill? No nii, see on huumoriinimeste kõige suurem pidupäev. Ütleks, et tähtsamat päeva ei saa olla. Jõulud ja jaanipäev, uus aasta, need jäävad kõik kaugele tahaplaanile, rääkimata perest, sest pere teab, et kui on 1. aprill, siis ei tasu mingisugust nalja kodus teha, sellepärast, et pereisa on naljasoonel ja tal ei ole aega kuulata nalju, sest ta peab ise igal pool olema naljapõhiselt kohal. Nii et kõige olulisem püha, ütleme niimoodi, et ta on meil kirjas kalendris punasega, sinisega, rohelisega, kõik need värvikammad, mis meil olemas on, sobivad ja kusjuures must on eriti hästi esindatud, sellepärast, et must huumor on üks meie lemmikutest. No võt, Priit, kuidas sinu jaoks 1. aprill on? Kui tavaliselt ma tõusen üles nii kell 10, siis 1. aprillil ma tõusen üles lausa kell 7, selleks, et jõudma igale poole nalja tegema. Et ta on üks olulisemaid, vähemalt sel aastal. See, et Priit nii vara tõuseb, see on iseenesest suur ime, sellepärast, et 10 see on tal niimoodi tagasihoidlikult öeldud, tavaliselt on see ikka 12 või midagi taolist. Nii et see näitab seda pühendumust. No võt, ma eeldan, et teie puhul on ikka nii, et rohkem te teete ise aprilli nalja ja vähem langete selle ohvriks või on mõlemat pidi? Kui on väga hea nali, siis võib isegi ohvriks langeda. Üks aasta mul terve pere püüdis teha, kui ma olin päev otsa igal pool näituseid ja televisioone ja asju läbi käinud ja siis vanem tütar kõigepealt naljatas, et ta on ukse taga ei pääse sisse. Mina hakkasin juba mõtlema, et kuidas päästa nüüd teda, sest ma olin alles veel televisiooni minemas. Siis selgus, et on aprill ja siis kodus seal lapsed veel, teised lapsed tegid järjekorras seal neid nalju ja et võt seal oli nüüd see oht küll väikest viisi. Et kõige pisem, kes siis veel rääkida ei osanud, isegi see püüdis mind parodeerida. Nii et, aga üldjoontes jah, eks siin see valmisolek on, et 1. aprill on üldse selline päev, kus kõiki uudised vaatad kriitiliselt, et muidu ei vaata neid kriitiliselt, inimestel on kombeks, aga 1. aprill on ainuke päev, kus seda vaadatakse, et äkki siin on mingisugune nali sees. Priit, kui palju sina langed aprilli nalja ohvriks? Ei lange nii väga ja ega ma 1. aprill ka nii väga ei teegi nalja, ma pigem sel päeval naudin nalja, mida kõik ümberringi siis sel päeval teevad, et vähemalt vanasti oli siis nüüd televisiooni, siis sai natukene jälgitud ja siis sai ajalehti natukene teise pilguga vaadatud ja siis kui seal oli mingi parem tükk sees, siis seda sai nauditud, et niimoodi praegultki on. Nalja ikka peab saama ja teha, et meil oligi tänagi, kui tulime siia, panime auto õue peale, vaatasime siin postiautomees oli, küsisime tema käest, et kus siin see Raplamaa sõnumid asuvad. Tema näitas siis selles pruunis majas, me ütlesime aitäh ja läksime teisele poole, kultuurikeskuse poole. Ta vaatas väga imelikult pikka aega seal, et mis nüüd on, mis ta nüüd valesti ütles. Aga selline tore lõõpimine peab igal juhul olema ja kui midagi muud ei ole, siis et sul on selge valge, vähemalt, et sa oled ära maininud selle asja. Teeme ühe väikse testi. Andrus, sa mainisid musta huumorit. Teeme nii, et ma räägin teile ühe musta huumori nalja ja teie ütlete, on see hea nali või see ei ole eriti naljakas. Kas see tuleb piiksudega või? Ei. Siis õige nali. No nii, nali on sedasi. Käes on 1. aprill. Juku jookseb ema-isa juurde. Ema-isa, tulge ruttu. Vanaisa poos ennast keldris üles. Ja siis kõik lähevad sinna keldrisse vaatama, mitte midagi seal ei ole. Juku hüüab, aprill, hoopis pööningul.
jah, see on vana anekdoot, et meil on selline jama, et meil on see professionaalne kretinism, et peaaegu kõik anekdoodid on peas, millegiga üllatada on raske, aga jah, see on üks musta huumori ehe näide ja see on ka variatsioonidega, et seal, et emale, et isa poos ennast ülesse või siis vastupidi, aga põhiline on ikkagi see, et kelder ja pööning. Nii et see on kindlasti üks musta huumori näide ja selle kohta ma võin öelda, et omal ajal, kui me Priiduga tuttavaks üldse saime, ma korraldasin esimest rahvusvahelist karikatuurivõistlust Narvas, Vana Uus oli selle nimeks ja Priit saatis sinna enda karikatuurid ja üks nendest oli selline, et Buratino ja Papa Carlo näevad teineteist üle pika aja, rõõmustavad ja siis jooksevad teineteisele poole tembusesse joosta ja siis Buratino jookseb Papa Carlost ninaga läbi, niimoodi, et nina läheb läbi kõhu. Ja selle kohta öeldi tookord, et Priit peaks saama selline musta huumori eripreemia. Nii et must huumor on see, mis meid on Priiduga kokku viinud ja must huumor on üks, ütleme, kõige paremaid väljendusviise, näiteks Lotte isa Eik Ernits, tema väga omal ajal Pikris oli suur musta huumori tegija, et ei oleks uskunud temast isegi sellist asja, et temast nüüd Lotte isa saab. No nii, aga täna on ju suur päev ka sellel puhul, et Eesti Huumorimuuseum tähistab siis nüüd 9. sünnipäeva, eks? Just. Ja, just palju õnne teile selle puhul. Jaa, aitüma, kulub ära, et natukene on, kui kellaajaliselt vaadata, veel on paar tundi aega praeguse seisuga, aga teoreetiliselt jah, et juriidiliselt jah, et kui nüüd võtta, kui 10 aastat saab järgmisel aastal täis, siis me kellaaega enam ei vaata, et siis on nagu nii palju aega mööda läinud, siis võime kuupäeva täpsusega, praegu vaatame veel kella täpsusega. No tegelikult see Huumorimuuseum on juba pikemalt on olnud, lihtsalt, et nüüd 9 aasta jooksul on ta siis nüüd ametlikult Eesti Huumorimuuseum, ennem ta oli mitte teise nime all, vaid vana nime all oli siis see Purkuli töö all. Jah, et aga ta töötas ikkagi Eesti Huumorimuuseumina, et Eesti Huumorimuuseum oma tegevuselt on ta ikkagi natukene vanem. No siin peame võtma jälle minema väikest viisi ajalukku, et eks me oleme olnud mina ja Priit ja paljud teisedki huumorikogujad ja minul lapsest saadik oli erinevaid huumoriraamatuid, ajakirju, väljalõikeid, et mida sai kogutud ja pärast lisandusid päris originaalkarikatuurid, mis ma ostsin näiteks Pikri ühelt toimetajalt ära omal ajal 10 000 krooniga terve pataka. Ja sealt tulid huumoriajakirja Pilka ja siis said humoristid kokku, siis me moodustasime 2011. aastal Eesti Huumoriliidu, taas lõime, ütleme niimoodi. Ja seal oli esimene põhieesmärk oli, et teeme huumorimuuseumi Eestisse. Ja siis öeldi, et kuulge, et aga üks mees siin juba ühes külakeses seal kogub juba mingisuguseid nalju kokku ja et mis ja kes ja kuidas ja siis selgus, et on olemas Heiki Maiberg, kes on Maalehe karikaturist ja tema korraldas huumoriõhtuid Purkus ja kui mina esimest korda sinna sattusin, siis esinesime koos Egon Nutteri ja Jüri Aarmaga. Mina arvasin, et see Purk on mingisuguse soomlase poolt ära ostetud külakohakene ja nimetatud Soomes nimetatakse Nätsu Purkuks. No. Eks et selle järgi on nimetatud, aga selgus, et ei, et Purk oli täitsa ja et Heiki Maiberg on sinna juba mingisuguseid karikatuure kogunud, et tal on midagi olemas ja siis mõtlesime, et ei hakka mingit uut kohta välja mõtlemagi, et hakkame sinna koguma edasi. Ja nii ta saigi siis 2016. 1. aprillil juriidilise staatuse Eesti Huumorimuuseum ja nüüd me sellega tegutseme edasi. Ja, mis on väga äge, et Eesti Huumorimuuseum asub just nimelt Purkus, siuke väike koht, eks ole, keskustest kaugel eemal. See oli juba iseenesest naljakas. See oli juba naljakas juba ise. Ja, aga see ongi vahva, eks. Ja ma julgen öelda, et tegelikult isegi paljud Raplamaa inimesed ei tea tegelikult, et Purkus asub Eesti Huumorimuuseum. Jah, täna ma kogesin seda, ma käisin poes ja siis kassapidajal ütlesime, et siin sõidame nüüd Eesti Huumorimuuseumisse edasi. Kus see asub? Ja siin Rapla taga ja kus kohas Rapla taga ja siis ma nüüd selgitasin ja keegi nendest ei olnud kuulnudki. Et no eks see meie tegemata töö ka tähendab see seda, et pole nii palju reklaami tehtud. Aga ega me seda asja nagu väga nagu kommertsi peal üldsegi nagu üleval ei hoiagi, ei olegi soov seda nagu mingi piletitulu nagu kõigepealt saada. Ei, piletitulu on ka ikka oluline, ära nüüd räägi ikka. See ei ole kõige esimene, kõige tähtsam on ikkagi huumoritalletus.
huumoritalletus ja selle kogumine ja selle propageerimine, huumoriga propageerimisest. Ehk Tundub, siis- et ümberringi kõik kuivab kokku. ehk siis huumor kui üks osa Eesti kultuurist, kusjuures väga oluline osa, mida ju uuritakse väga spetsiaalselt, et mitte ainult ka meie, aga ka Folklooriinstituudis, Kirjandusmuuseumis, kellega meil on väga head koostööd ja praegu me oleme viinud ju huumorimuuseumi täiesti rahvusvahelisele tasandile, et näiteks Poolas Krakowis vist teatakse paremini Eesti huumorimuuseumit kui mõnikord Eestis, jääb tunne. Tõesti. Aga sel pühapäeval 6. aprillil me lähmegi Priiduga nüüd Krakowisse, Krakowi ülikooli, kus me oleme 6 aega, tegeleme huumori teadusliku tööga ja see on suurem pikaajaline üle-euroopaline projekt, 4-aastaline. Siia tulevad üle Euroopa purkusse siis uurima Eesti huumorit erinevad tegelased, ehk siis sellest saab, me saime rahastuse Euroopa Komisjonist, nii et me tegeleme sellega väga-väga tõsiselt, nii et ega nalja tegemine nali ei ole. No väga äge see Poola sõit, ma kindlasti küsin selle kohta, aga enne muuseumi kohta, kuidas see on, et kui ma tulen huumorimuuseumisse, kas see on niimoodi, et ma ostan pileti ja siis ma saan eksponaate vaadata? Siin on nüüd sedasi, et jah, et meil on tavaliselt vahelduv näitus ja siis on püsinäitus ja tõepoolest ta on avatud samal ajal kui raamatukogu, see on väga hea, et raamatukogu töötab seal ja see on esmaspäev, teisipäev, neljapäev, reede. Aga on võimalus ka tellida ekskursiooni. Et siis on nagu siukene eraldi, üldjoontes sõidan mina kohale, kui on siukene toredam seltskond, kes tahavad spetsiifiliselt teada saada kõikidest asjadest, et sellega kaasneb ka loeng huumori mõistmisest. Et omal ajal me kadunud Hugo Hiibusega käisime rääkimas seda teemat, nüüd me oleme Priiduga käinud rääkimas või kui Priitu ei ole käepärast, siis ma räägin ka üksinda ära, pluss siis seal kõikide nende huumori nüanssidega, ehk siis põhjalik ülevaade Eesti huumorist on ka võimalik kätte saada meil muuseumist. Ja kui palju selliseid ekskursioone toimub? No ikka toimub, tellitakse aina rohkem, siin näiteks Rapla politsei just 8. märtsiks oma naisperele tellis sellise ekskursiooni, täna on tulemas Rapla vallavalitsus in corpore kohale ja on erinevatest valdkondadest inimesi tulnud kohale, et ehk me jõuame aina rohkemate inimeste teadvuseni ja nüüd meil on kokkulepe, et järgmine aasta turismimessil me oleme Rapla maakonna tiimiga koos väljas ja teeme selle ikkagi kõigile teatavaks, et siukene asi on olemas, ehk siis lähme level kõrgemaks. Tegelikult see on küll väga äge, sest et see turismimessile väljaminek on Rapla maakonnas olnud siuke tõsiselt võetav asi, me oleme alati väljas olnud ikkagi siukse korraliku esindusega seal. Ja, kusjuures võib öelda, et see aasta oli ka see asi niimoodi, et ma tegin tükk aega nalja ennem, kui nad aru said, et ma olen huumorimuuseumist pärit. Et ühesõnaga siis 2026 huumorimuuseumi ekspositsioon ekspositsioon ja eksponaadid eesotsas minuga ja Priiduga on kohal, eks ole, et me oleme nagu ka omamoodi museaalid asjade juures, nii et mitte ainult pildid, aga ka oleme pildis ja tekstis ja laivis igatepidi olemas, nii et ei, see aasta oli ka täitsa kena ja tore esindatus olemas, nii et me oleme siukest ka omamoodi Raplamaa patrioodid juba. Just, nüüd kuni märtsi lõpuni oli huumorimuuseumis väljas Erki Evestuse karikatuurinäitus. Mälu, jah. Mälu. Haugimälu. Hauk oli pildil, aga mälu. Just. Ja nüüd siis tänasest läheb uus näitus üles. Jah. Mis see on, Priit? Jah, just, räägi. See on Valdek Kalberi viimaste karikatuuridega. Valdek Kalber on siis Maalehe karikaturist ja siis tuleb tema poolt valitud piltide näitused. Et see näitus enne oli üleval Hiiumaal, ma ei tea nüüd, kus ta seal konkreetselt oli, ja nüüd on ta jõudnud siis meile Eesti huumorimuuseumisse. Ja see on siis nüüd meil kuni siis suve lõpuni tuleb siis 3 kuud, mis ta siis tuleb. Rohkem kui 3. Suve lõpuni on rohkem aega. Ei ole, augustis tuleb Tarmo Vaarmetsa oma tuleb, et meil ei ole nagu nii suve lõpuni. Et siis on nagu põhimõtteliselt augustini on siis Valdek Kalberi
karikatuurinäitus, ma kusjuures ei teagi, mis ta siis selle näituse nimeks on pannud. Jah, ei, meie jaoks on endalegi üllatus, et ma loodan, et see näitus ootab meid seal kohal ka, ta lubas ära tuua. See on juba kohal, see on kindel. Et muidu Evestuse hangimälu jätkub pikemalt. Ei, täna paneme selle üles, kõik on juba kontrollitud, pildid on ees ootamas. Ei tea, mina ei tea, võib-olla tegi aprilli nalja, ei toonudki kohale neid pilte. Ja mis mulle väga meeldib on see, et huumorimuuseumis on alati oluliseks peetud seda samast tänast kuupäeva, 1. aprilli. Et vähemalt siin viimastel aastatel on uued näitused läinud üles just nimelt 1. aprillil. Ikka. Ja eks me püüame küll seda teha, et õnneks seda aega on selle võrra, et oleme oma aja peremehed ja saame kohale tulla ja et saame just seda hoida näppu pulsil. Et meil naljameestele on see 1. aprill sama tähtis, kui on kaevuritele kaevurite päev. Millal iganes see toimub. Kusjuures humoristid kaevavad ka päris sügavalt teinekord. Inimhinge lähevad või poliitikas seal ühiskonna probleemsetesse sügavikesse. Ja, aga ma tean, et teil on graafik täna hästi tihe, et tegelikult Priit, ju sinu näitus avatakse ka täna... Ja see on Kirstordil, jah. See avatakse siis täna Keilas, Harjumäe muuseumis. Kuid vahepeal jõuame veel käia avamas Heiki Maibergi karikatuurinäitus, mis toimub siis Keila raamatukogus. Ta on tegelikult Harjumaa raamatukogud või kuidagi iganes. Keskraamatukogudega. Aga see ei ole Maiberg, see ei ole ainult Maiberg, seal on ka Terje Ojaverju skulptuurid, naljakad skulptuurid, mis mõnda aega olid ka meil huumorimuuseumis sees. Nii et see asi on olemas, et kui kuskil on veel mingi näitus täna, siis vabandage, me ei tea. Karikatuurinäitus. Aga ega see aprill alles tänasega algab ja seda huumorit jätkub veel tervesse kuusse, et ma siin teen eelreklaamina, et 5. aprillil toimub Väätsal Maamees muigab 26. korda. Et see ei ole väga kaugel siit, et kui kellelgi on mahti, siis tulevad üle Eesti sellised kultuurimajade kollektiivid kohale, kes siis teevad nalja ja oleme ka meie žüriis, välja arvatud Priit teeb joonistab karikatuure või karikatuuritöötoa teeb Keilas, et tema ei saa, aga on teised toredad inimesed seal žüriis. Ja kuna omal ajal oli see Maalehe egiidi all, siis nüüd on see kõik Eesti huumorimuuseumi egiidi all ära tulnud, nii et see on ka jälle üks moment, millega me teavitame alati ju Raplamaad sellega seoses. Ja, et ütleme, 1. aprill on naljapäev, aga terve kuu on samuti naljakuu, eks ole. Ja ma tean, et Maamees muigab on ka alati aprillis toimunud, aprilli alguses just. Ja, et esimene laupäev, aprilli esimene laupäev alati. Mitmes kord see nüüd Maamees 26 kord. 26 kord juba. Et eelmine kord tegime väikese siukse veerand sajandi juubeli ja seal on väga huvitavaid leida. Eelmine aasta oli eriauhind isegi kõige poliitilisema nalja eest. See läks meil Pajustisse Rakvere kanti. Ja nüüd oleme suure huviga ootamas, et mis on ootamas siis meil seda puhku. Just. Nüüd Andrus, sa mainisid Poola minekut. Ja huvitav asja ütlesid, et võib-olla Krakowis tuntakse Eesti huumorimuuseumit paremini kui meil siin Raplamaal. Miks niimoodi? No, eks me oleme teinud seda huumorialast koostööd rahvusvahelisel tasandil ju päris palju. Et kõik need rahvusvahelised karikatuurivõistlused, mis on tehtud, need on ju üle maailmselt teada olnud ja suurelt oleme koostööd teinud näiteks Euroopa karikatuurikeskusega ja aga miks nüüd just Krakow ja Poola, see on selle tõttu, et meil Kirjandusmuuseumis Folkloori Instituut Liisi Laineste on tihedalt olnud seotud just Poolaga. Ja ta on õppinud poola keele selgeks, tõlkinud juba poola keelest ja nüüd see suurem koostöö hakkas pihta, nüüd meil oli paar aastat tagasi Purkus siis üks rahvusvaheline huumorikonverents, et algus 3 päeva oli see Tartus ja siis 1 päev oli Purkus, mis toimus Odessa asemel siis meil. Ehk Odessa tuntud Jumorina, kuna seal Ukrainas käib see sõda, siis seal ei saanud seda korraldada. Ja siis tulid üle Euroopaga jälle inimesed kohale huumoriga, kes tegelevad teaduslikult, huumoridoktorid ja puha. Ja sealt siis hakkas meil see koostöö sujuma ja nüüd ongi Krakowi ja Kellonia ülikool, kuhu me oleme minemas teadustööd tegema kuuks ajaks. Meil nagu siuke
tuntumatest kohtadest. Meil on päris mitu neid töökoosolekuid olnud, kus on ka Gabrovo, paljud huumoriinimesed peaks Gabrovost teadma, Rumeenia, Kreeka, Soome, Holland, Hispaania, ehk siis suur 4-aastane huumoriprojekt, kus meie käime seal, järgmine aasta peaksime olema Ateena ülikoolis ja siis nendest ülikoolidest ja mitteakadeemilistest institutsioonidest peaksid tulema esindajad ka meile siia huumorimuuseumisse Raplamaale. Loomulikult me näitame kõike, mis meil näidata on ja siis tegeleme teadusliku tööga, ehk siis 4 aasta pärast on oodata resultaate. Kuidas käib teaduslik töö huumori uurimisel? Kas te käite kuskil arhiivides, kas te suhtlete inimestega kuu aega järjest, kuidas see käib? Eks ta on mitmed erinevad asjad praegu on paika pandud, et järgmine nädal kolmapäeval me oleme juba Jagielloni ülikoolis kell 3 anname loengut üliõpilastele, räägime ja tutvustame Eesti huumorit lähemalt, aga muidu on see arhiivitöö ja näiteks Priit, tema on väga siukene arhiiviinimene, ta on meil teinud selle huumorimuuseumi andmebaasi elektroonilisel kujul niivõrd hea, et mis ma räägin sinu eest, räägi ise sellest. Kui me esiteks räägime huumorist, siis see on nii lai mõiste, et see on sama hea, kui me räägime loodusest, et millisest loodusest me siis nüüd nagu räägime. Et mina olen peamiselt keskendunud karikatuurile ja tegelikult mitte niivõrd karikatuurile kui sellele, vaid trükitud karikatuurile. See on siis nagu meie huumorimuuseumi nagu üks aluskividest. Sest seal on taga autor, seal on taga kunst ja seal taga on olemas mingi süsteem. Et kui me nagu räägime lihtsalt või laialt nii-öeldakse huumorist, et siis see huumori valdkonda läheb tohutult totaalselt kõiksugused anekdoodid, huumoriraamatud, huumorikassetid, huumorimuusika ja nii edasi. Märgid, margid, kilekotid, see valdkond on tohutult suur. Ja kui me nüüd räägime huumori keegi tahtis nalja sulle teha, aga sa panid telefoni kinni. Huumori nagu teaduslikust vaatlemisest, siis jääb natukene mõnikord ebaselgeks, mida siis konkreetselt siis uuritakse või mille vastu siis huvi on. Ja selgub, et inimesel ongi erinevad, kes mida nagu uurivad ja kes uurivad huumori tegijate elulugusid, kuidas nad siis nagu liikunud kuskil on, kes anekdoote, kes humoreske, kes teatrietendusi ja muud säärast. Et selles valdkonnas on tegelikult väga palju sellist, ma ei nimeta segadust, aga koordineerimatust. Ja eks see praegult see lööksõna või see peasõna, see huumor viib siis nagu inimesi kokku ja toob, et mõningatele inimestele meeldib rohkem karikatuuri osa, kellele meeldivad humoreskid. Temale meeldivad karikatuurid rohkem. Ja Andrusele meeldivad sõnaline pool. Sõnaline pool, sest ma olen ise kirjutav humorist, et siis selle tõttu ja ka esineb humorist veel kõige lisaks. Et siin nagu, on neid puutepunkte nagu on, aga samas on see ka niimoodi suht laiali valguv. Kupletid ja mis me siia kõike tooksime sisse veel juurde, mis on kuidagi ka puutub. Ja eks siis nagu üritame siis seda asja siis ka seal Poolast siis vaadata ja mille vastu kellelgi midagi suuremat huvi on, et ega selles suhtes nagu täpselt ma ei oska isegi öelda, mis seal ees ootamas on. Mina tean, ma oskan öelda, mis on ees ootamas, sest ma olen kõik need koosolekud läbi pidanud ja seal on meil suur tegelikult küsimustik, et me tutvume seal kohalike huumorivaldkonna inimestega, olgu see siis koomikud või karikaturistid ja siis seal on pikk küsimustik, mille alusel siis pärast pannakse kõik need küsimustikud kokku, sellest tehakse teatud järeldused ja kuna me huumor on tihtipeale ka väga terav ja kui me rääkisime juba alguses mustast huumorist, siis mõnikord saab huumori eest ka karistada. Et me olime huumoriseminaril Tartus Priiduga eelmine aasta septembris ja seal toodi ühe Hollandi karikaturisti karikatuur, kus näidati, kuidas puu on nagu, aga puu nimeks on islam, millel on päris palju oksi ja siis seda puud hakatakse raiuma ja Hollandi karikaturist sai selle eest 5 aastat vangistust ja mitu tuhat eurot, 10 000 või midagi. 8000 vist, 8000 eurot seal trahvi või midagi nii. Nii et ka see teema on uurimise all, et
mis maani võib huumoriga minna, kas tuleb kehtestada tsensuure ja eks huumoriga tegelemine, me teame Prantsusmaal Charlie Hebdo toimetus, satiiri ajakiri pool toimetust lasti islamistide poolt maha. Nii et eks on mind ka ähvardatud, aga mitte islamistide poolt, aga kohalikud, et kes ikka nali, kui kohale ei jõua, siis on raske. Priit, kas sa mõtled selliste teemade peale, kui sa oma karikatuure joonistad? Tundub, et no mina võib-olla nii väga ei mõtle, aga mõtlevad igasugused muud toimetajad ja kuraatorid ja et praegult on nii, et kui pildi peal joonistada tumedanahkset isikut, et siis arvatakse tegemist on kohe rassistliku pildiga, et kuidagi väga, väga libedalt või väga kartlikult on nendesse värvitoonidesse hakatud suhtuma ja äkki keegi solvub, põhiline see alatoon ongi, et äkki keegi solvub, et kellegi üle ei saa nalja teha enam ja siis on küll mustlasi ei tohi mustlasteks nimetada, peavad romad olema, kuna ma olen ise Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu liige, siis seal alati räägitakse, et romad ja romad, siis ma olen ütelnud, kuulge, aga niipea kui kuskil romad tulevad esinema, siis nad esitavad mustlase romansse, et siis unustatakse kohe see poliitkorrektsus ära, et siin on ka nagu need teatud nüansid. Ja võt, rääkides nahavärvist, siis mulle kohe tuleb silme ette see sinu karikatuur, Priit, kus on paadi peal põgenikud ja siis on peale spetsialistid, jaa, just, et on seal tulevane mitte õpetaja, vaid seal oli logopeed ja siis eesti keele õpetajad ja kõik. Ja kusjuures nagu need nimetused saigi võetud sel päeval CV Online'is, milliseid ametid vajatakse, et need niukesi vajataksegi. Ehk siis see on jälle torge selles suunas, et räägitakse, et kõik need põgenikuvoolud ja spetsialistid tulevad ja eks karikaturist ja humorist saab ju aru, et kuulge, et see natukene jama jätakse ka ikka nende asjade juures. Et nagu meil oli ka koroonateemaline karikatuuri näitus, siis oli ka ju vaadati, et me kajastasime seda kahelt poolt, et need, kes siis pidasid võib-olla vaktsineerimist vajalikuks ja maski kandmist, kui ka need, kes kriitilisemalt suhtusid. Ja kui mult ükskord küsiti, et kuulge, et aga keegi võib äkki solvuda sellise karikatuuri näituse peale, siis mul oli vastus, et aga ma ei ole tolerantne. Vot selle peale ei osatud enam midagi ütelda. Nii et see liigne tolerantsus läheb ka teinekord liiga kaugele, ehk siis see satiir peabki olema selline terav, et inimene ikkagi saaks ka, et ta peab torkima, inimene peaks mingil määral ju ka ärituma, et ei tohigi olla lihtsalt mingi tavaline pilt, et siis on ta juba pigem illustratsioon, aga karikatuur on karikatuur. Viimastest päevadest või nädalatest üks ägedamaid Priidu karikatuure, mis mul on silme ees ja teeb tuju heaks ühest küljest, teisest küljest ka, ma saan aru, mis probleemile tähelepanu juhitakse, on see, kui tädike istub arsti juures, vaatab uut hinnakirja ja siis on juures küsimus, et huvitav, kas teil päevapakkumisi ka on, see oli nagu väga hea. Nii ta on, et kui meil tehakse meditsiiniteenuste või kuidas oleks ravimine tehakse teenuseks tehakse, et see on juba täiesti nagu minu jaoks juba kummaline, et kui tehakse mingisugune sellisest asjast, mille pealt me niikuinii juba maksame ravikindlustust ja sotskindlustust ja siis küsitakse nagu veel mingisuguseid rahasid inimeste käest ja seda raha küsitakse siis niinimetatud nagu teenuse pealt, et tahate, et me ravime teid, selge, te saate ju mingit teenust. Ja just, et umbes nagu läheks lõuna ajal kuskile restorani lõunat sööma, eks? Põhimõtteliselt äkki saab midagi soodsamalt. Et sellega seoses 1. aprillil ehk täna siis on meil kõikidele meditsiinitöötajatele poole hinnaga muuseumisse sissepääs, et me näitame, et saab ka odavamalt teha. Ja kokkuhoidlikud inimesed selleks, et hoida kokku, siis kasutaksid ära kõik oma ravimid enne, kui need tähtaeg lõppeksid. Ja, et vaadake enda seal need kõik meditsiinikapikesed üle seal, et kui hakkab tähtaeg lähenema, sööge kõik tabletid kohe ära, korraga. Siis hoiate kokku.
ma pean ikka selle Poolas käimise kohta küsima, härrased, kui hästi te poola keelt oskate? Dzień dobry, eks ole, pani razumiev popolski, tegelikult ei oska väga, aga kuna meil on vene keel üsnagi selge ja poola keel on suht sarnane, siis mõttes saab aru. Mõttes saab aru, et kui ma käisin ülemöödunud aastal, tegin tiiru ümber Poola ja 10. päeval ma hakkasin juba enam-vähem aru saama asjadest, nad on üsnagi sarnased sellele, et tunduvalt lihtsam kui läti või leedu keel, pean ära mainima. Aga kui seda rääkima hakata, siis tuleb kohe meelde see vana anekdoot, kuidas Londonis peatab liikluspolitseinik auto ja siis riidleb juhiga, ütleb, et kuulge, te sõitsite nüüd punase tulega ja jalakäijale ei andnud teed ja siis oli veel see ja teine kolmas rikkumine ja nüüd tuleb hirmus trahv, et mis teie nimi on, et selle, eks ole, et siis Zbigniew Brzezinski, siis vaatab kurva näoga politseinik talle otsa, ärge enam rikkuge. Nii et ei, ma arvan, et me saame hakkama, kusjuures küll seal Lõuna-Poolas, seal on vähem seda inglise keele oskajaid inimesi kui põhja pool, aga kuna me tegeleme ülikoolis ja kuna me ülikooliga ikka teeme koostööd, et siis saame vast hakkama ja tänapäeval on igasugused äpid ka, mis aitavad kaasa. Just, no nii. Andrus ja Priit, aitäh teile täna hommikul siia Sõnumite toimetusse tulemast ja soovin teile siis Poola seikluseks ja teadustööks edu. Aitäh teil kutsumast. Ja muuseas, sul on selgvalg. Ja. See mikrofon ei töötanud vist. Ja, aitäh. Skena. 1. aprill. Ja head kuulajad, vaatajad, aitäh teilegi. Suur tänu kuulamast ja kaasa mõtlemast. Raplamaa Sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt kuulata, vaadata sõnumit.ee. samuti YouTube ja Spotify ning kuulmiseni järgmisel korral.